No see, et ma seisan siin nende uute kiles rullidega, saab tähendada kahte asja. Esiteks, et korter on lõpus krunditud. Ja teiseks see, et kahjuks saavad episoodid otsa. Vähemalt selleks aastaks, sellepärast et järgmine aasta peab ju hakkama remontima seda WC-d, mida ma tegelikult väga üldse teha ei taha. Aga kuna see vajab tegemist, siis see tuleb ikkagi ära teha. Aga mida me täna teeme? Täna ma võtan ette köögi ja ma värvin, nüüdseks juba valgeks krunditud köögi, loodetavasti veel valgemaks värvitud köögiks. Värvi, mida ma kasutan, on Eskaro Sümpaatia, mis on aeglaselt kuivav täismatt laevärv. See läheb lakke, seina ja sinna seina, ehk siis köök ja valge. Muud luba, see läheb teist värvi, aga seda juba näeme varsti. Et vaatame, kuidas mul see köögivärmine valmis välja tuleb. Aga vaatame, kuidas mul see köögivärmine välja tuleb. Ja teie näete seda kiiremini, kui ma seda tegelikult teen. Värvist ma rääkisin, see on Eskaro kauakuiva valge täismatt laevärv, aga see rull, mida ma kasutan, mingi selline toode, maksis äkki 5 euri. Kui ma nüüd mõtlema, kas ma olen rullide peale sama palju kulutanud kõikide asjade peale, kui ma põhimõtteliselt oleks rendist võtnud võib-olla selle värvipritsi. Aga värvipritsi on vaja vedada, autot mul ei ole, nii et see oleks võib-olla lõpuks kallimaks läinud. Aga see on siis pika karvaga, ehk siis mahutab palju värvi, mis on laevärv, mis juures eriti oluline. Mis siin veel oli? See ongi mõeldud siseruumides värvimiseks. Mahutab palju värvi ja perfektne katvus. Nii et vaatame siis, kui perfektse katvusega see rull siis päriselt on ja kas ta oli oma 5 eurot väärt või ei olnud. Seinte värvimiseks ma ostsin mingi fliisrulli, mis on väidetavalt ideaalse lõpptulemuse jaoks ja hebemeid ja mida iganes. Nii et vaatame, kumb on parem, kas paksukarvaga või siis seinte jaoks mõeldud eriti peenekoeline värvirull. Ma olen jõudnud nii kaugele, et aeg on lae teise kihi juures, mida ma teile esimene kord ei näidanud, sellepärast, et ma arvasin, et see on suht pointless, mida ma ikka näitan teile. Ega ma seda teist kihti ka teile täielikult ei näita, seda on igav vaadata. Aga võiks öelda, et üsna hea jäi, kui me siit vastu valgust natuke vaatame. Ma ei tea, kas kaamera pealt on aru saada. No veits on triibuline. Aga lae värvimine on üldse selline asi, mida ma arvan, et enamus mitteoskajaid vihkavad, sellepärast, et ta võiks ju jääda ilus, aga tihtipeale ta ei jää ilus. Pluss täna on räigelt soe väljas 29 kraadi lubas silmateade ja siin korteris on ka soe, mis tähendab seda, et see laevärv kuivab kiiremini, mis omakorda tähendab seda, et märga siis seda ranti või joont hoida on palju keerulisem. Aga vaatame, võtame teid korra kaasa ja lõpetame selle korteri viimaks ära.
valged pinnad, mis peavad olema valged, on värvitud. Mis ma rulli kohta öelda oskan? Noh, nagu ikka iga rull, selline karvane rull, millega ma kunagi elus tööd olen teinud, siis viskab ikka vahepeal mingi tükki sisse. Aga, mis ma selle rulli puhul, siit on meist näha ka, siit seest, tulen ligemale, siit seest hakkas välja tulema mingit halli ollust. Ma ei saa aru, kas see ei saa olla värv, sellepärast, et värvi sees mul ei ole siuksed asju. See oli alguses oli tume hall ja tõmbasin rulliga mööda lage, vaatan mingi nagu mitte triip, aga nagu tükid, siuksed nagu teist tooni täpid ja maha, mõtlesin, mis asi see on. Siis vaatasin, et see on nagu tuleb rulli seest ja no ma ei tea, õnneks ei keeranud lage perse, aga miks tuleb rulli seest mingit teist värvi ja ei, tegu ei ole kasutatud rulliga, tegu tutikas rull, ise nägite, võtsin kilesest välja. Anomaalia. See on asi, mida ma pole kunagi varem näinud. Aga muidu, kas lagi jäi hea sellele vastusele, sellele küsimusele saan ma vastusele homme. Praeguse seisuga tundub veits triibuline ja laiguline, aga see on sellepärast, et kuivamistempo on erinev. Aga üldpilt, ma ütleks, tegelikult on väga viisakas. Sõltub veel, mis pidi nagu vaadata ka, millise aknavalguse juures, köögiakna juures ideaalne pind siit esiku poolt vaadata ja sinna teise akna poole siis natukene viskab midagi vahepeal sisse. Aga mul oleks vaja tegelikult seinad ära värvida, kuid ma ei julge teipida seda valge värvi peale täna. Ma tahaks ikka, et ta kuivab mingi 12 või 24 tundi, sellepärast, et kõige hullem on minu see, mida ma olen oma elus kogenud. Teibid ära, värvid seina ära, tõmbad teibi maha ja see teip tuleb koos kuradi alusvärviga krundini, või mitte krundini, vaid pahtlini maha. Ja siis sa rikud terve oma töö ära ja alustad otsast peale. Ega muud ei olegi. Nüüd on järgmine etapp ja selleks on seinte värvimine. Aga millal see aset võib leida? No mina ei oska öelda, aga teie jaoks on see nüüd. No tervist! Nagu lubasin, teie jaoks käib see niimoodi, aga käes on päev, kus ma värvin seinad ära. Seinte värvimiseks kasutan ma selliseid fliisrulle, kas nad on head, ma ei tea, aga nad olid mõistliku hinnaga. Super smooth finish, nii suur kui väike rull, väike suur rull on mõlemad sama brändi omad, aga enne kui me hakkame seinu värvima, pean veits siin kola koristama ja mis on kõige olulisem, üles tuleb teipida ära ka perimeeter, et see valge rant jääks perfektne. Nii et vaatame, alustame teipimisega. Nii, aga nüüd on küsimus suurele ringile, et mismoodi ma seda teen. Peaks tegelikult märkima seina peale, ma ei tea, mis see vana mul siin on. Siin on tegelikult vana rant on näha kohati. No, 28. Juba tüütu. Aga no mis sa teed? Kuigi ma saan, et tegelikult on mingi spets siuksed aparaadid, mis siis värvid seina suvaliselt ära, mis paned rulli peale ja siis ta rullib sul sinu jaoks õigesse või noh, see rulli laius siis määrab ära. Ikka siit seina äärest. Nii. Nii. Nüüd on üks küsimus. Kuidas saada see joon ideaalseks? Mulle üks õpetas pana akrüüliga. Samas internet on täis õpetusi sellest, et
värvi selle sama värviga, alusvärviga, ehk siis minu puhul see laevalge. Värvi sellega. See teibijoon üle. Või noh, see teibiriba siis. Siis see värv läheb sinna alla. Ja kui see teibi ära võtad, siis ta jääb ideaalne. Aga seal oli üks aga. Ja see aga oli see, et seal oli kirjas, et võta see teip maha siis, kui värv on veel märg. Aga ma ei saa teda maha võtta, kui ta veel märg on ju. Sest ma ei värvi ühe kihi, ma värvin 2 kihti. Ma otsustasin, et ma ikkagi lähen pintslitööd, eriti kui mul on selline mikropintsel käe pärast. Nii et vaatame. Ja natuke on mul aega ka, sest ma pean seinal siin mingeid ebatasasusi lihvima ära. Näiteks siin on mul tilkund, pole märganud lagevärvides. Noh, mingid siuksed hunamuunad on seina peal. Ja ega siia tegelikult ei ole üldse palju vaja. Ma saan aru, et siia on vaja täpselt nii palju, et see uus värv, mis ma siia peale kannan, et see ei tuleks siit alt läbi. Nad tulevad põhikooli kunstitunnid meelde jälle. Teeme selle ülemineku sujuvaks siit. Tahaks uskub, et töötab. No nii. Esimene tõe hetk. No. Lõhnab päris huvitavalt. Ma segan ta läbi ja siis vaatame, milline ta juba rulliga seina peal on. Tikkurila G503. Pidi olema väga hinnatud värvitoon. Ma ei tea, kas ta on päris see, mis ma ootasin. Aga ma ei saa öelda ühtegi halba sõna. Kõigepealt siis ääred ja siis suur pind. Nii nagu Lennart ütleb, esimene emotsioon. Niimoodi. Rull on küll väga meeldib. Tundub väga meeldib. Selle äärega tegema ikka. Ma olen siin natuke varjus, ma päris hästi ei näe seda. Tahaks juba päikse kätte jõuda sellega, siis näeks ära, kui ilus või kole see värv tegelikult on. No nii. Ma ei tea, miks mulle tuleb kohe meelde mingi terrakota, see kohupiim. Ma seda värvi vaatan.
Noh. Ei, kurat, mulle meeldib. Tansin jälle, kes ei tööta, see ei söö.